18. kiri. Ülimad kolmsusisiksused. Kõik ülimad kolmsusisiksused on loodud täpselt piiritletud teenistuse jaoks. Jumalik kolmsus on kavandanud nad teatavate eriliste ülesannete täitmiseks ning nad on pädevad teenima nii, et see kinnitab kasutatavate menetluste ja lõpliku andumuse täiuslikkust. Ülimate kolmsusisiksuste klasse on 7. Esiteks, ülimuslikkuse kolmsustatud saladused. Teiseks, päevilt igavesed. Kolmandaks, päevilt vanad. Neljandaks, päevilt täiuslikud. Viiendaks, päevilt uued. Kuuendaks, päevilt ühtsed ja 7. päevilt ustavad. Nende haldamise täiuslikkust esindavate olendite arv on kindel ja lõplik. Nende loomine on juba mineviku sündmus ning enam neid ei isikustata. Kogu suuruniversumis esindavad need ülimad kolmsusisiksused paradiisi kolmsuse halduspõhimõtteid. Nad esindavad õiglust ja ongi paradiisi kolmsuse täitev otsuseks. Nad moodustavad haldustäiuse rea, mille osad on omavahel seotud ning mis küünib isa paradiisisfääridest kohalike universumite keskusmaailmadesse ning neid universumeid moodustavatel tähtkujude keskusmaailmadesse. Kõik kolmsusest pärit olendid on loodud nii, et nad kõikides oma jumalikes omadustes väljendaksid paradiisi täiuslikkust. Ainult kogemuse vallas on ajakulg tõhustanud nende varustatust kosmiliseks teenistuseks. Kolmsusest pärinevate olenditega ei ole mingit muret, et nad võiksid oma kohustused täitmata jätta, ei vähimatki vastuhakkamise riski. Nende olemus on jumalik ning pole teada, et nad oleksid kunagi oma isikliku käitumise jumalikult ja täiuslikult rajalt kõrvale kaldunud. 1. Ülimuslikkuse kolmsustatud saladused. Paradiisi satelliitide sisimas ringluses tiirleb 7 maailma ning igaüht neist ülevatest maailmadest juhib 10 ülimuslikkuse kolmsustatud saladusest koosnev korpus. Nad pole loojad, vaid ülimad ja lõplikud haldajad. Nende 7 vennaliku sfääri elu korraldamine on usaldatud täielikult selle 70 ülimast suunajast koosneva korpuse kätte. Ehkki neid paradiisile kõige lähemal paiknevat 7 püha sfääri juhendavad kolmsuse järeltulijad, tuntakse seda maailmade rühma üldiselt kui kõikse isa isiklikku ringlust. Oma sfääride võrdväärsete ja ühendatud suunajatena toimides tegutsevad ülimuslikkuse kolmsustatud saladused 10-liikmelistes rühmades, kuid teatud kindlates vastutusvaldkondades toimivad nad ka individuaalselt. Iga sellise erilise maailma haldustöö on ära jagatud 7 suurema osakonna vahel ning iga alajaotuse spetsialiseeritud tegutsemist juhib üks neist võrdväärsetest valitsejatest. Ülejäänud 3 toimivad nende 7 suhtes 3 jumaluse isiklike esindajatena. Üks neist esindab isa, teine poega ja 3 vaimu. Ehkki ülimuslikkuse kolmsustatud saladusi iseloomustab kindel klassisarnasus, avaldub neist selgesti ka 7 tunnusjoont, mis on omased igale 7 rühmale. 10 ülimas Diviningtoni asjade suunajas peegeldub kõikse isa isiklik olemus ja iseloom ning sama kehtib kõigi 7 sfääri kohta. Iga 10 liikmest koosnev rühm meenutab seda jumalust või jumaluste liitu, kes nende maailma iseloomustab. 10 Askendingtoni valitsevat suunajat avaldavad isa, poja ja vaimu ühendatud olemust. Isa 7 pühas maailmas asuvate kõrgete isiksuste tegevuse kohta tohin ma väga vähe ilmutada, sest nad on tõepoolest ülimuslikkuse saladused. Kõiksele isale, igavesele pojale ning lõpmatule vaimule liginemisega ei seostu mingeid suvalisi piiravaid saladusi. Kõikide jumaliku täiuslikkuse saavutanute jaoks on jumalused otse kui avatud raamat, kuid kõikide ülimuslikkuse saladusteni ei ole iialgi võimalik jõuda. Mitte kunagi ei suuda me täielikult tungida nendesse maailmadesse, kus on varjud jumaluse ja loodud olendite 7 rühmituse, ühenduse, isiksuse saladused.
Et nende ülimate suunajate töös seostub jumaluste lähedane ja isiklik ühendus universumi olendite mainitud 7 põhirühmitusega, asugu need siis neis 7 erilises maailmas või toimigu ükskõik kus suuruniversumis, siis on sobiv, et niisuguseid väga isiklikke suhteid ja ebatavalisi ühendusi hoitakse kui püha saladust. Isegi oma alamate loodud olendite puhul austavad paradiisiloojad olendite õigust olla omaette ning nende isikupühadust. Ja see kehtib nii üksikisikute kui ka isiksusklasside kohta. Isegi universumis palju kätte võitnud olendite suhtes jäävad niisugused salajased maailmad lojaalsuse proovikiviks. Meil on lubatud täielikult ja isikuliselt tunda igavesi jumalaid, takistusteta teada nende jumalikku ja täiuslikku iseloomu, et meil ei ole antud lõpuni tungida kõikidesse paradiisi valitsejate isiklikesse suhetesse iga oma loodud olendiga. 2. Päevilt igavesed. Igaüht Havona miljardist maailmast suunab üks ülim kolmsusisik. Neid valitsejaid tuntakse kui päevilt igavesi ning nende arv küünib täpselt 1 miljardini. Üks iga Havona sfääri kohta. Nad pärinevad paradiisi kolmsusest, ent nende nagu ülimuslikkuse saladustegi päritolu kohta ei leidu mitte mingeid ülestähendusi. Need kõikselt tarkade isade 2 rühma on igavesti valitsevad oma paradiisi Havona võrratute maailmade üle ning nad toimivad ilma rotatsiooni ehk ümberpaigutamiseta. Päevilt igavesi võivad näha kõik nende maailmades asuvad tahteolendid. Nemad juhivad korrapäraselt toimuvad üleplaneedilisi nõudpidamisi. Nad külastavad perioodiliselt rotatsiooni korras 7 superuniversumi keskussfääre. Nad on lähedases suguluses ja jumalikkuselt võrdsed päevit vanadega, kes valvavad 7 supervalitsuse saatuse üle. Kui päevilt igavene ei viibi oma sfääril, siis juhib tema maailma kolmsuse ja õpetajapoeg. Kui jätta kõrvale niisugused kindlad eluklassid nagu Havona põliselanikud ja keskse universumi muud elavad loodud olendid, siis on kõik päevilt igavesed kujundanud oma vastava sfääri just nõnda, et see oleks täielikus vastavuses nende isiklike ideede ja ideaalidega. Nad käivad üksteise planeetidel vastastikku külas, aga nad ei kopeeri ega jäljenda, vaid on alati täiesti algupärased. Iga sfääri arhitektuur, looduslik kaunidus, moront ja struktuur ja vaimloodu on kordumatu ja ainulaadne. Iga maailm on igikestva ilu asupaik ega sarnane vähimalgi määral ühegi teise maailmaga kogu keskses universumis. Ja igaüks teist viibib oma teel läbi Havona sissepoole paradiisi suunas, kas siis pikemalt või lühemat aega kõigil neil kordumatutel ja põnevatel sfääridel. Teie maailmas on paradiisist kõneldes loomulik kasutada sõna ülalpool, kuid tõusude jumaliku sihi puhul oleks õigem tarvitada sõna seespool. 3. Päevilt vanad. Kui ajas surelikud lõpetavad oma ettevalmistuse kohaliku universumi keskust ümbritsevates koolitusmaailmades ning nad suunatakse edasi oma superuniversumi haridussfääridele, on nad oma vaimses arengus jõudnud selleni, et suudavad niisuguste arenenud maailmade kõrgeid vaimseid valitsejaid ning suunajaid kaasa arvatud päevilt vanu ära tunda ja nendega suhelda. Kõik päevilt vanad on põhiliselt identsed. Neis avaldub kolmsuse ühine iseloom ja ühendatud olemus. Neil on küll olemas individuaalsus ning nad on oma isiksuse poolt üksteisest erinevad, kuid nad ei erine omavahel niisugusel määral nagu 7 meistervaimu. Nad moodustavad 7 omanäolise superuniversumi ühtse suunajaskonna, kusjuures iga superuniversum kujutab endast teistest selgelt eristuvat omaette ja kordumatut loodut. 7 meistervaimu pole ei oma olemuselt ega omadustelt üksteise moodi, ent päevilt vanad, need superuniversumite isikulised valitsejad on kõik paradiisi kolmsuse ühetaolised ja ülitäiuslikud järeltulijad. Kõrgustes olevad 7 meistervaimu määravad igaüks ära oma superuniversumi olemuse, ent päevilt vanad dikteerivad nende samade superuniversumite haldamise. Loovasse mitmekesisusse toovad nad halduslikku ühetaolisust.
ning tagavad terviku kooskõla ja seda suuruniversumi 7 segmentaalse rühmituse aluspõhja moodustavatele loovuserinevustele vaatamata. Kõik päevilt vanad kolmsustati ühe korraga. Nad kujutavad endast universumi isiksuste registri algust ja siit nende nimigi, päevilt vanad. Kui te jõuate paradiisi ja otsite kirjalikke ülestähendusi asjade alguse kohta, siis leiate, et isiksust käsitlevas osas on kõige esimeseks sissekandeks üksikasjalik jutustus nende 21 päevilt vana kolmsustamisest. Need kõrged olendid valitsevad alati 3-liikmeliste rühmadena. Leidub hulganisti niisuguseid tegevusfaase, kus nad toimivad üksikult, sealhulgas ka selliseid, kus võivad tegutseda ükskõik millised 2 neist 3, ent oma haldustöö kõrgemates sfäärides tuleb neil toimida ühiselt. Isikuna ei lahku nad kunagi oma halduskoha maailmadest, aga seda pole neile tarviski, sest need maailmad kujutavad endast kaugele ulatuva peegelduvussüsteemi fookuspunkte superuniversumis. Iga päevilt vanade kolmiku isiklik asupaik on nende keskussfääri vaimses polaarsuspunktis. Selline sfäär jaotub 70 haldussektoriks ning sel on 70 alajaotuslikku keskusmaailma, kus päevilt vanad aeg-ajalt asuvad. Oma jõu, mõjuvõimu, ulatuse ning õiguse mõistmise toimimispiiride poolest on päevilt vanad kogu aegruumilise loodu kõikidest otsestest valitsejatest kõige võimsamad ja vägevamad. Kogu hiiglaslikkus universumis kuulub ainuüksi neile võime langetada lõplik täidesaatev otsus tahteolendite elu igavese lõpetamise kohta. Ning superuniversumi ülima kohtu lõplike otsuste langetamisel peavad osalema kõik 3 päevilt vana. Kui jätta kõrvale jumalused ja nende paradiisikaaslased, siis on päevilt vanad kogu aegruumilises eksistentsis kõige täiuslikumad, mitmekülgsemad ja kõige heldemalt jumalike annetega varustatud valitsejad. Kahtlemata on nad superuniversumite ülimad valitsejad, ent niisugust valitsemisõigust ei ole nad kogemuslikult ära teeninud ning sellepärast ongi päevilt vanade osaks määratud, et ükskord asub nende asemele ülim olend, kogemuslik, suverään ning neist saavad tema asemikud. Ülim olend on kogemusliku teenimise läbi saavutamas suveräänsust 7 superuniversumis samal kombel, nagu loojapoeg teenib kogemuslikult ära suveräänsuse oma kohaliku universumi suhtes. Kuid praegusel ülima veel lõpule jõudmata evolutsiooniajastul on päevilt vanad need, kelle käes on aja ja ruumi arenevate universumite kooskõlastatud ja täiuslik haldusjuhtimine. Ja kõiki päevilt vanade otsuseid ning korraldusi iseloomustab originaalne tarkus ja isikupärane algatusvõime. 4. Päevilt täiuslikud. Päevilt täiuslikke on täpselt 210 ning nad juhivad iga superuniversumi 10 suursektori valitsusi. Nad kolmsustatigi nimelt selleks, et nad abistaksid superuniversumite suunajaid ning nad valitsevad päevilt vanade vahetute ja isiklike asemikena. Iga suursektori keskusmaailma on määratud 3 päevilt täiuslikku, aga erinevalt päevilt vanadest ei ole nende puhul vaja, et kõik 3 oleksid pidevalt kohal. Aeg-ajalt võib keegi selle kolmiku liikmetest lahkuda, pidamaks oma valdkonna hüvangu asjus isiklikult nõu päevilt vanadega. Need suursektorite 3 ühtsed valitsejad valdavad silmatorkavalt täiuslikult halduse üksikasju ja siit nende nimigi päevilt täiuslikud. Kui tahame ära märkida nende vaimumaailma kuuluvate olendite nimesid, tekib meil raskusi nende nimede tõlkimisega teie keelde ning väga sageli on rahuldavat tõlget äärmiselt raske välja pakkuda. Meil ei meeldi kasutada niisuguseid meelevaldseid nimesid, millel poleks teie jaoks mitte mingit tähendust ning seetõttu leiame sageli, et raske on valida sobivat, mis oleks teie jaoks arusaadav ning esindaks samal ajal mingil määral ka algupärast nime. Päevilt täiuslike valitsuste juurde kuuluvad jumalike nõuandjate, tarkuse täiustajate ja kõiksete hindajate mõõduka suurusega korpused. Veelgi rohkem on päevilt täiuslike käsutuses vägevaid sõnumitoojaid, kõrgeaulisi ning nime ja numbrita olendeid. Ent suuremate sektorite asjades teevad palju igapäevast tööd ära taevased valvurid ja kõrgete poegade abilised.
Neisse kahte rühma kuuluvad kas paradiisi Havona isiksuste või siis kirgastunud surelike lõpetanute kolmsustatud järeltulijad. Mõningaid neist, kes kuuluvad kolmsustatud loodudolendite kahte klassi, kolmsustavad paradiisi jumalused uuesti ning seejärel saadetakse nad superuniversumite valitsuste juurde haldustööle appi. Suurem osa taevasi valvureid ja kõrgete poegade abilisi määratakse suur- ja väikesektorite teenistusse, kuid kolmsustatud kaitsjaid, kolmsusest hõlmatud seeravid ja keskteelised on kohtuametnikud kõigis kolmes jaotuses, mis toimivad päevilt vanade, päevilt täiuslike ning päevilt uute kohtutes. Kolmsustatud saadikuid, poja või vaimuga ühtesulanud olemusega kolmsusest hõlmatud tõususurelikke võib igas superuniversumis kohata kõikjal. Enamik neist on aga väikesektorite teenistuses. Enne 7 superuniversumi valitsemisskeemi lõplikku väljakujunemist tegid tegelikult kõik nende valitsuste mitmesuguste osakondade haldurid, välja arvatud päevilt vanad, täiusliku Havona universumi eri maailmades päevilt igaveste käe all läbi eri pikkusega väljaõppeaja. Päevilt igavesed koolitasid välja ka hilisemaid kolmsustatud olendeid, enne kui need päevilt vanade, päevilt täiuslike ja päevilt uute teenistusse suunati. Kõik nad on karastatud, läbiproovitud ning kogenud haldurid. Kui te oma väikesektori maailmades viibimise järel Splandoni keskusesse jõuate, siis kohtute üsna pea päevilt täiuslikega, sest need ülevad valitsejad on tihedalt seotud suursektori 70 maailmaga, mis on ette nähtud tõusvate ajalike olendite kõrgemaks koolitamiseks. Päevilt täiuslikud võtavad suursektori koolide tõusvatelt lõpetajatelt isiklikult vastu nende rühmavanded. Suursektori keskust ümbritsevates maailmades teevad ajapalverändurid eeskätt intellektuaalset laadi tööd, vastandina rohkem füüsilise ja materiaalse iseloomuga koolitusele väikesektori 7 koolitussfääril ning vaimsetele ettevõtmistele superuniversumi keskuse 490 ülikooli maailmas. Kuigi te olete registreeritud ainult Splandonis, suursektoris, mis hõlmab selle kohaliku universumi, kus te pärinete, tuleb teil läbida meie superuniversumi kõik 10 suuremat alajaotust. Enne Uversale jõudmist kohtute te kõigi 30 Orvontoni päevilt täiuslikuga. 5. Päevilt uued. Superuniversumite ülimate suunajate seas on päevilt uued kõige nooremad. 3-liikmeliste rühmadena juhivad nad väikesektorite tegemisi. Olemuse poolest on nad võrdväärsed päevilt täiuslikega, halduslikult aga alluvad neile. Neid isikuliselt kirgastunud ja jumalikul moel tegusaid kolmsusisiksusi on täpselt 21 000. Nad kõik loodi ühe korraga ning koos tegid nad päevilt igaveste juhtimisel läbi ka oma väljaõppe Havonas. Päevilt uutel on oma kaaslaste ja abiliste kogu, mis sarnaneb päevilt täiuslike omaga. Lisaks on nende teenistusse määratud tohutu hulk mitmesugustesse alamatesse klassidesse kuuluvad taevaseid olendeid. Väikesektorite haldamisel kasutavad nad ohtrasti seal asuvate tõususurelike, mitmesuguste hea tahte kolooniate ja isikkonna ning paljude lõpmatust vaimust pärinevate rühmade abi. Väikesektorite valitsused on suures osas hõivatud superuniversumite ulatuslike füüsiliste probleemidega, ent mitte ainult nendega. Väikesektorite sfäärid on füüsiliste meisterjuhtijate keskusteks. Tõususõrelikud teevad neis maailmades läbi uuringuid ja sooritavad katseid, mis seostuvad ülimate võimsuskeskuste 3. klassi ja füüsiliste meisterjuhtide kõigi 7 klassi tegevuse tundmaõppimisega. Et väikesektori valitsus on nii suuresti tegev füüsiliste probleemidega, viibivad selle 3 päevilt uut harva kõik korraga keskusfääril. Suurema osa ajast on üks neist 3 ära, kas siis juhendava suursektori päevilt täiuslikega nõu pidamas või esindamas päevit vanu kõrgete kolmsuslikku päritolu olendite kokkutulekutel paradiisis. Päevilt vanu esindavad nad paradiisis toimuvatel kõrgetel nõupidamistel vaheldumisi päevilt täiuslikega. Samal ajal võib teine päevilt uus viibida inspektsioonireisil oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate kohalike universumite keskustmaailmades.
ent alati jääb vähemalt üks neist valitsejatest väikesektori keskusesse oma teenistuskohuseid täitma. Kõik te õpite kunagi tundma neid 3 päevilt uut, kes juhivad teie väikesektorit ENSAT, sest oma teel sissepoole suursektorite koolitusmaailmadesse tuleb teil nende käe alt läbi käia. Uversasse tõustes läbite te ainult ühe rühma väikesektorite koolitusfääridest. 6. Päevilt ühtsed. Halduslikult ei tegutse päevilt klassi kuuluvad kolmsusisiksused madalamal kui superuniversumite valitsuste tasandil. Arenevates kohalikes universumites toimivad nad pelgalt konsultantide ja nõuandjatena. Päevilt ühtsed kujutavad endast sidepidaja isiksuste rühma, keda Paradiisi kolmsus on volitanud tegutsema kohalike universumite 2 valitsejate juures. Iga korrastatud ja asustatud kohaliku universumi juurde on kinnistatud üks neist Paradiisi nõunikest, kes on kohaliku loodu suhtes tegev kolmsuse, aga mõnes suhtes ka kõikse isa esindajana. Eksisteerib 700 000 niisugust olendit, ehkki kõigile neile ei ole veel suunamist antud. Päevilt ühtsete varukorpus toimib Paradiisis universumi korralduse kõrgeima nõukoguna. Erilisel moel kooskõlastavad need kolmsuse vaatlejad universumi valitsuste kõikide harude haldustegevust alates kohalike universumite valitsusest läbi sektori valitsuste kuni superuniversumite omadeni välja. Siit nende nimigi, päevilt ühtsed. Endast kõrgemal seisjatele esitavad nad 3 ettekandeid. Olulistest füüsilise ja poolintellektuaalse iseloomuga andmestikust teavitavad nad oma väikesektori päevilt uusi, intellektuaalsetest ja poolvaimsetest sündmustest oma suursektori päevilt täiuslikke ja vaimsetest ning poolparadiislikest asjadest oma superuniversumi keskuses asuvaid päevilt vanu. Et tegu on kolmsuspäritolu olenditega, seisavad sidepidamiseks nende käsutuses kõik Paradiisi ringlused ja nii ongi nad pidevas ühenduses nii omavahel kui ka kõikide teiste vajalike isiksustega kuni Paradiisi kõrgemate nõukogudeni välja. Mitte ükski päevilt ühtne ei ole orgaaniliselt seotud selle kohaliku universumi valitsusega, kuhu ta on suunatud. Lisaks oma vaatleja kohustustele tegutseb ta ainult kohalike võimude palvel. Oma ameti poolest kuulub ta kohaliku loodu kõikidesse esimese astme nõukogudesse ja igasse tähtsasse konklaavi, aga ei osale haldusküsimuste tehnilist laadi arutelul. Kui kohalik universum on stabiliseerunud valgusesse ja ellu, siis suhtlevad selle kirgastunud olendid takistamatult päevilt ühtsega, kelle toimimispädevus niisuguses arenevas täiuse maailmas avardub. Ent ikkagi jäävad nad eeskätt kolmsuse saadikuteks ning Paradiisi konsultantideks. Vahetult valitseb kohaliku universumi üle jumalik 2 jumalusest pärinev poeg, aga ikka seisab tema kõrval Paradiisi vend, kolmsusest pärinev isiksus. Kui looja poeg peaks oma kohaliku universumi keskusest ajutiselt eemal viibima, saavad asemikud olulisemate otsuste langetamisel tõhusalt abi oma päevilt ühtsete nõukogult. 7. Päevilt ustavad. Need kõrged kolmsust päritelu isiksused on iga kohaliku universumi 100 tähtkuju valitsejate paradiislikud nõuandjad. Päevilt ustavaid on 70 miljonit, ent nagu päevilt ühtsedki ei viibi nad kõik teenistusülesannete täitmisel. Nende Paradiisi varukorpus kujutab endast universumite vahelist eetika ja omavalitsuse konsultatsioonikomisjoni. Päevilt ustavate teenistuskäik on allutatud rotatsioonile vastavalt nende varukorpuse kõrgeima nõukogu otsustele. Kõike seda, mida kohaliku universumi loojapoja jaoks märgib päevilt ühtne, tähendavad päevilt ustavad Vorondadek-poegadele, kes valitsevad kohaliku loodu tähtkujude üle. Nad on ülimalt andunud ja jumalikult ustavad nende tähtkujude hüveolule, kuhu nad on määratud ning siit ka nimi, päevilt ustavad. Nad tegutsevad ainult konsultantidena ega osale kunagi haldustegevuses muidu kui ainult tähtkujude valitsuste vastava kutse peale. Ka pole nad otseselt seotud haridusliku hoolekandega tõusvate palverändurite eest tähtkuju keskust ümbritsevatel arhitektuursetel koolitussfääridel. Kõiki neid ettevõtmisi juhendavad Vorondadek-pojad.
kõik mõne kohaliku universumi tähtkujudes tegutsevad päevilt ustavad kuuluvad tolle universumi päevilt ühtse jurisdiktsiooni alla ning esitavad oma ettekanded otse temale. Neil puudub ulatuslikum sidepidamissüsteem ja harilikult piirduvad nad omavahelise sidega kohaliku universumi piires. Ükskõik missugune Nebatonis oma teenistuskohuseid täitev päevilt ustav suudab ühendusse astuda kõikide teiste selles kohalikus universumis teenivate oma klassi olenditega ning seda ta teebki. Päevilt ustavate kodud asuvad tähtkujude keskusmaailmades nagu päevilt ühtsete omad universumite keskustes. Päevilt ustavad elavad niisuguseid maailmu haldavatest suunajatest lahus ning Vorondade kvalitsejate kodudega võrreldes on päevilt ustavate asupaigad tõepoolest tagasihoidlikud. Päevilt ustavad on kõige viimaseks lüliks tolles pikas haldurite ja konsultantide ahelas, mis ulatub kõikse isa pühadest sfääridest kõikide asjade keskme kohalolekust kuni kohalike universumite esmaste jaotusteni välja. Kolmsusest johtuv valitsemissüsteem lõpeb tähtkujude tasandil ning ükski niisugune paradiisi nõuandja ei viibi pidevalt ei tähtkujude osissüsteemides ega asustatud maailmades. Viimati mainitud haldusüksused kuuluvad täielikult kohalike universumite olendite võimupiiridesse. Esitanud Uversa jumalik nõuandja.